Tartusse suundume ka, Värval Trans on oma esinduse seal avanud ja võtame ette ühe kindlustusjuhtumi, ehk siis õnnetus on juhtunud, kuidas seda remontima hakatakse ja mis täpselt kõik maksma läheb. No võib öelda, et tüüpiline Eestimaa oludes, et tagant otsa sõite. Tartus Aardla Võru ristil ja sooritasin parem pööret, andsin teed, seisin ilusti koha peal, jõudsin ainult pilgu taha vaadata, kui nägin, et keegi tuleb ja oligi kõik. Mis see mees ise ütles sulle? Noh, mis tal ikka öelda? Ei saanud pidama või ei märganud? Võib öelda, et nii üht kui teist, et tegelikult võib öelda, et isegi hoolimatuse. Kiirustamine, vana aasta õhtul juhtus see veel. Kas tema vigastused oli tullemad? Kusjuures eriti ei olnudki. Kuigi mul oli autol taga veokonks, mis oli 90 kraadi täitsa ära pööratud, isegi täitsa üllatav, et ta sai omal jõud edasi sõita. See auto oli mis teine auto? Volkswagen Passat. Ajakulu, mis on nüüd igasuguste asjaajamiste peale läinud, on päris suur? Ei ütleks. Kuna asi juhtus ka niimoodi aastavahetusele, siis peale aastavahetust vaatasin mailboxi kohe, oli kindlustusest tulnud teade, et nii ja nii, et kalkulatsioon on tehtud, võite auto parandusse viia ja nii see asi edasi läks. Ja miks sa valisid selle koha siin? Noh, ma olen seda kohta varemgi kasutanud, mitte ainult oma autole, ütleme, aga ka siin vanematel on midagi juhtunud või siis vennal või õel, see on ikka siin käinud ja teada-tuntud koht, nagu öelda. Klient igati rahul, et asjad liiguvad kiiresti, loomulikult mida kiiremini auto käes, seda parem tuju. Mis see üldse aega võtab, et kindlustuse vastust saada? Üldiselt kindlustuse vastust tuleb ikkagi suhteliselt kiiresti. Et kui nüüd sellest konkreetsest juhtumist rääkida, siis õnnetus toimus siin vana aasta viimastel päevadel. Remondi ettevõtte esitas meile kalkulatsiooni 4. jaanuaril ja 6. jaanuaril said nad meie poolt juba garantiikirja näol kinnitus, et kõik on okei ja nad võivad töödega alustada. Ja sama põhimõte kehtib ka muidu, et kui siin väga suuri ilmastikuolusid ja muutusid ei ole, siis kindlustus suudab remondi ettevõtte kalkulatsiooni üle vaadata päeva-paari jooksul ja kui seal mingid küsimusi ei teki, siis ka sama aja jooksul garantiikirja väljastada. Kui palju siin on tegemist sellise usalduse poolega, et tuntud ettevõtte, näiteks võtame Värval Trans saadab teile selle pakkumise, et need asjad on juba enne ka tegelikult siis paigas? Loomulikult, et me oma partnereid usaldame ja teame, mis nad sinna kalkulatsiooni panevad, aga hoolimata sellest me vaatame need kõik ikkagi üle ja kontrollime, et kõik oleks ka nii, mis sinna kalkulatsiooni pandud on. No võtab näo naerule, kui kiidetakse teada ja tuntud koht Tartus. No kahtlemata, kes ei oleks rõõmus ju klientide positiivse tagasiside üle. Tegelikult tundub, et see koostöö peab ikkagi olema ka kindlustusega päris hea, sest kui ei tule sealt kiiret kinnitust, lähebki see autoremont venima. See on tõesti nii, jah. Kaugeltki kõik seltsid ei vasta välgu kiirusel, aga PCU pool ei ole kurta millegi üle. Garantiikirjad liiguvad ruttu, kliente ei jooksutata, autot tehakse ruttu korda. Nagu ta ise ütles, siis ma pean silmas siin autoomanikku, et ta tegi kõik selleks, et talle otsa ei sõidetaks, aga see õnnetuse hüüa tulles nahaalselt tagant sisse ja millised vigastused on spetsialisti poolse pilguga. Ta ise ütles küll, et ei ole häda nagu midagi. No jah, ega seal nüüd midagi katastroofilist küll ei olnud, aga see on tõesti kõige levinum liiklusõnnetuse liik. Ja tavaliselt nagu siingi oli näha tagant otsa sõita tähendab siis tagast hangevigastust, kindlasti veokonks, mis seal taga oli, see ei pääse kunagi eluga ja pigem säästab seda eesolijat. Aga hullemal juhul muidugi võib kere olla ikka sedavõrd deformeerunud, et auto ei kuulugi taastamisele. See on selline ohtlik koht siis? Ta ei ole sõitjatele ohtlik, aga ta on auto kerele küll niisugune tõsisem tagant otsa sõit tähendab tihtipeale maakandmist. Kui me räägime ikka sellest, et pakiruumi pikid alad on deformeerunud, uksevahed on kokku läinud ja kogu kere on juba kõver, siis kui ei ole kallis ja uus auto, siis tavaliselt lõpeb maakandmise. Kaua sellega aega läheb? Selle autoremondiga võime arvestada 1,5 päeva. Väga kiire siis? Mõõdukas tempo, saaks veel kiiremini.